Minule isiklikult president meeldib. Ja ma näen ju, kui me vaatame ikka meediapilti, siis on näha, et ilmselgelt tänane valitsuskoalitsioon on küpsetamas ette plaani juba uut presidenti valida, neile sobivamat. Et Alar Karis ilmselgelt on läinud vastuollu teatud poliitiliste suundadega, põhjendatult on läinud vastuollu, kus ongi küsimus väga selgelt ka põhiseaduse täitmises, kas või seda viimane näiteks, ma ei tea, eesti keelt mitte oskavate vene noormeest kaitseväe kohustus. Et küsimus ei ole nagu selles, et kas sa oskad eesti keelt või mitte. Küsimus on selles, et kas me vabastame sind kohustusest kaitsta Eesti riiki ja õppida selleks ja treenida välja. Et kui meil on probleem selles, et sa ei oska eesti keelt, siis ma ei tea, muudame pigem, anname lisaressurssi kaitseväele, et võtta need noormehed 2 kuud varem üksinda ajateenistusse, et õpetada eesti keel selgeks elementaartasemel 2 kuu jooksul, et siis sa oleksid vähemalt võimeline aru saama käsklusest, et seisa maha või tulista. Ka välispoliitika küsimus, kui me Kasahstani, eks ole, skandaal ja suur roll. Kui ma vaatasin seda, Jonatan Vseviov, kahtlemata väga võimekas kantsler ja tugeva egoga, siis ja Tsahkna sõnum, et Eestil on üks välispoliitika, siis ma ei suutnud leida Alar Karise sõnumist mitte ühtegi seisukohta või lauset või väljendit, mis läheks vastuollu Eesti välispoliitilise suunaga. Mis puudutab Venemaad, küsimus retoorikas. Et ega siis me saame aru, et ütleme, Kaja Kallasel oli, näiteks kui ta oli peaminister, oli väga populaarne olla väga valjuhäälne, kõva retoorikaga oma sõnumites, sest see oli populaarne ja sillutas teed hoopis Brüsselisse. Ma saan aru Tsahknast, et kui sa oled nagu ütleme, surnud partei välisminister, kes kohe-kohe on nagu lahkumas ametist, et sa üritad veel kuidagi, ma ei tea, särada ja enda egot paitada, aga tegelikult sinu poliitiline roll tulevikus on nagu olematu, sa oled poliitiline laip. Et siis sa üritada retoorikaga seda kogu kompenseerida. Vseviovil on kahtlemata oma nagu ego küsimus, et tead välisministeeriumit juhib ju täna mitte minister, vaid juhib kantsler. Ja nüüd, kui läheb president Kasahstani, kus ta arvestab auditooriumit, arvestab võib-olla Eesti ettevõtjate huvidega laieneda oma ärisektorite sinna turule ja ta ei ütle mitte midagi vastuolus Eesti välispoliitikaga, vaid ta ütleb pehmemalt teise retoorikaga, siis loputatakse korralikult president läbi ja öeldakse, et suursaadik on ka paras mölakas. Et ma arvan, et see ei ole nagu korrektne, et lõppkokkuvõttes president on president. Et president on Eesti riigi esindaja ka välisriikides ja see, et inimestel on eraldi retoorika ja ka pehmem retoorika arvestades auditooriumit, siis Eesti riigi ülesanne ei peaks olema otsida igal pool vaenlasi ja rikkuda meie suhteid, vaid leida potentsiaalselt liitlasi ka pehmema retoorikaga riikides, kus võib-olla selline Kaja Kallaslik või Tsahknalik räuskamine ei tööta väga hästi. Et minu meelest nagu see on väga ohtlik tendents praegu Eesti välispoliitikas, kus öeldakse, et kõik, kes ei ole piisavalt röökivad, karjuvad ja radikaalsed oma sõnumis, on kohe Eesti välispoliitika reeturid. Et ma arvan, et see on paganama ohtlik tendents Eesti tuleviku jaoks.